siis lõimitud tund ja see on siis rahast. Osta ja õige veel mida. Teooria ütleb, siin on väga pikk määratlus, et see on vahend, et mõõta midagi, vahetada ja nii edasi. Aga mida saab rahaga teha, mis teie arvate? On ka iga riigi iseseisvuse ja enesemääratluse sümbol. Raha kui sümbol. Kindlasti telefonides leidke raha kohta üks huvitav. Mingi huvitav fakt raha kohta. Ja. Hoida, ja. Arvutada ja arvestada ja arvestada. Paberraha ilmus esmakordselt Hiinas. 9. sajandil hakkasid kaupmehed kasutama paberikviitongeid, sest raskseid metallmünte oli ebamugav kaasas kanda. Üldised rahafaktid. Sularaha pole enamikus maailma raha hulgast. Üle 90% kogu maailma rahast on digitaalsel kujul pangakontod, elektroonilised kirjad, mitte paber või metallraha. Rastsed mündid ilmusid 7. sajandil enne Kristust. Tähendab aastal siis 7. Raha maailmas polnud metall ega paber, vaid kariloomad. Kariloomad, kes te? Inimesed, kellel meil ikkagi natuke rohkem on. Umbes 10%. Ja 10% inimesed annetavad heategevuseks. Ostaks kodu. Nii, ostaks kodu 19%. Kõige suurem hulk inimesed ostaks omale kodu. Nii, mida veel tehtaks? Investeeriks toidulikku. Nii, hästi. Kõikide Lähen. Nii, mida sina teed? Investeerid või lähed ostma täna? Kas lähed ostma või sa hakkad investeerima? Tubli. Nii, mida sina teed, Sveta? Nii, hästi, sina? Lähen osta. Nii, ja sina, mis sa teed? Pool ostma, pool investeerima. Mina arvan, et ma lähen poodi ja ostan midagi. Midagi head. Selga või süüa? Mida? Või jalga? Või pähe? Kasulikku. Midagi kasulikku. Hästi. Nii, mis sina teeksid? Ostan midagi süüa. Mina olen Jakob Kurt ja ma olen rahvaluule ja keeleteadlane. Keeleteadlane. Uuris rahvaluulet ja keeleteadlane. Stopp korraks siin. Mida teeb keeleteadlane? Mida üldse teadlased teevad? Uurivad. Ja keeleteadlane uurib keelt ja kuidas seda paremini kasutada, milliseid uusi väljendeid ja uusi sõnu sisse võtta ja kuidas teda säilitada. Ma olen Tobias. Rudolf Tobias on. Eesti keele looja ja organist. Ma arvan, et Rudolf Tobias seisiski meil niimoodi käed taskus ja oli see. Täpselt niisugune ta vist oligi. Esimene professionaalne eesti keele looja ja sai tuntuks oratooriumiga. Nii, oratoorium, pikk muusikaline teos. Joonas Damaskusest. Minu nimi on Lidia Koidula ja minu tegelik nimi on Lidia Emily Jansen. Ma olen Eesti poetees, prosaid, Eesti näitekirjandusrajaja. 1792 ja Põhja-Eestis. Õppis Tartu Ülikoolis ja Saksamaal ka. Õpetas ta professorina Kempenbergis ja Peterburis ka. Tema suurim teaduslik saavutus oli imetluse. Seal hulkas inimese mõraku avastamine. Näete, jah? Tema suurim saavutus.
inimese, aga ka loomade munaraku avastamine. Munaraku avastamine. Mina olen Karl Robert Jakobson. Ma olen ühiskonnategelane, kirjanik, publitsist, muusik ja pedagoog. Minu isa oli Torma Kihlkonna kooli õpetaja, Adam Jakobson. Ma elasin lapsepõlves Tormas ning sain alghariduse isalt ja samas kohalikus Kihlkonna koolis. 12 aastat kuni Esimese maailmasõjani, okupatsioonini, siis tuli okupatsioon kahjuks ja siis teine veel ja kolmas tagasi. Ja siis, kui Eesti taasiseseisvus, siis 92. aastal juba võeti kasutusele uuesti Eesti kroon.